Eh, tere kõigile vaatajatele ja nagu sa näed, ma ei ole siin üksi, olen koos Leaga. tere, Lea! Tere, Kristina! nii tore on siin olla ja eh, miks me üldse oleme seda kohtumist siin salvestamas? See on hea küsimus, eks ole. See on väga absoluutselt. hea küsimus. Oleme sellepärast, et elu peegeldab, toob need tagasisided ja tundub, et see on teema, millest tuleb rääkida. Ja idee tuli küll minult. Ma kutsusin Kristina endale kaaslaseks, vestluskaaslaseks ja mul oli nii hea meel, et sa tulid. Ja see sinu kohe esmane reaktsioon oli nii äge, et ja see andis nii palju indu, et need mõtted, mis me vahetasime, et see on vajalik tulla. Aga kallid inimesed, kõik tahavad tõtt rääkida, aga keegi ei julge. Ehk tõde on suur ja lai mõiste, millist tõtt? Ehk seda iseennast kehtestada, iseenda arvamust. Ma ei taha öelda arvamust, aga just sellist tundeid, mõtteid väljendada, onju. Et see on teemaks ja julgus tulla nähtavale, julgus teha oma asja, julgus seada piire, julgus tunda olla ka väärtustatud, onju. Et Mhm. kõik see ja sellest me tegelikult täna ju puudutame, Kristina, sest meie oleme selle teekonna läbi käinud. ja just, et täna kui me nüüd siin kohtusime, siis mõte, millest alustada, ongi, et üldse julgus rääkida oma tõde, eks, et mitte seda, et rääkida tõde, sest tõde, mis on üldse tõde? Mis see tõde on? Lea, mida tähendab tõde sinu jaoks? kas on olemas ainult üks tõde? Ei ole, tõde on selline hästi, nagu ma ütlesin, suur ja lai mõiste. Ma räägin see, mis minu tõde on. Tõde on minu sisemine kompass. Ja mis on Mhm. sisemine kompass, koosneb meie emotsioonid ehk siis tunded, minu vajadused, minu piirid, onju. Ja see ka Mhm. julgus ja väärtustada ka, et see on selline kombo, et see ei ole vaid see, et mis mu mõttes toimub. Tegelikult see tõde on sinu kehas, onju. ja mulle meeldib, kuidas sa seda äh, kirjeldad, et ma olen hästi-hästi nõus, et minu jaoks on ka, et mis see tõde on, et tõde on minu meelest ka vaatenurk, et oleneb, mis see vaatenurk on ja sealt tekib küsimus, et kas on ainult üks tõde, et kui võtta, eks näiteks raamat, et ma näitan sulle raamatu kaant ja ise vaatan näiteks raamatu tagapoolt, kus näiteks ei olegi mitte midagi ja ütlen, et siin kaane peal ei ole mitte midagi, eks, ja sina ütled, Mhm. et mis mõttes ei ole, et jumala ilus illustratsioon on ees, eks ju, et esikaanel nii ilus pilt. küsin, et mis pilt, ei ole pilti, et lihtsalt sihuke tühi kaas, eks ju, et kellel on siis õigus, et kes räägib seda tõde. tegelikult meil mõlemal on see oma tõde nüüd siin, eks, et me Mhm. mõlemad näeme ühte poolt sellest raamatust ja ma tunnen ka seda, et mis see tõde on, et tõde on ka see, et mida mina usun, on minu tõde, Mhm. eks minu uskumused on minu tõde. ma loon enda elu enda tõe pealt, ehk siis läbi Mhm. selle, mida ma usun. et võib-olla ma tookski sinu nimekirjale juurde, et need väärtused ja enda need päris mõtted, eks ju, ja piiride kehtestamine, kõik see on tõde, aga et sinna juurde ka see, et just see, et need uskumused ka, et ka Ja see, ma lisaksin siia ka see, et mida mina läbi enda arengu olen näinud ja kogenud, tõde on ka see, et kes ma olen siis, kui ma ei püüa meeldida teistele, eks people ole. pleaser, just Ma absoluutselt. tulen rääkima sellest people pleaser'ist ka, tuleta mulle meelde, et ma räägiksin sellest meeldimisest, meeldiva mm, meelitamisest ja see ka natuke puudutab tegelikult, kuidas me ennast ära kaome ja mis tegelikult see on. Mhm. Aga Lea, küsi noh, ära, küsi ja siis ma küsin sult ütle. järgmine. ma alustan Ma, sellest, et ma küsin korra seda, kes sa, Lea, üldse oled? et lihtsalt tulime, hakkasime kohe rääkima tõest. kes sa üldse oled, Lea? miks me siin oleme, et kes me üldse oleme, et rääkida sellest, millest me räägime? kes sa oled? mina olen kõigepealt ema abikaasa rollid, on ju. Ise, kõigepealt olen ise, mina, Lea. Olen arengutreener, mentor, terapeut ja ka koolitaja. Ja nagu mul üks klient armsasti ütles paar nädalat tagasi, et ma olen burningu
korra korrastaja, mis see on? koristaja. Korrastaja, ei koristaja, koristaja, korrastaja, korrastaja. pööningu korrastaja. Et see on nagu nii lahe, kus mõelda, et tegelikult me tegeleme mõlemad onju mõttemustrite, uskumuste Mhm. ehk siis mina tegelen eriti selle eneseteadlikkusega onju, minapildiga, identiteediga ehk siis seesama pööningu korrastaja, et ma aitan korrastada pööningut. See oli nagu nii äge, et ma ei ole selle peale kunagi mõelnud sellises vaatenurgas. Aga ja, aga ettevõtja ka loomulikult onju Mhm. nii mitu rolli tuli. Ühes isiksus on vaata, kui palju rolle on ju. just, ja kui me võtame kõik rollid ära, kes sa siis oled, eks? Just, kes ma kes sa siis siis olen? oled? nii tore, et ma usun, et see on oluline, et teada, et sa oled ka coach, eks ju, sa oled Ja, terapeut, et kõik need rollid ka siia juurde ja võib-olla ka see, et kuidas meie teineteist teame, eks, et no ma arvan, et ükskõik kellega ma siia tulen, siis on kaks varianti, kas on kliendisuhe või olen enesearengu teekonnal kellegagi kohtunud. nii Leaga siis kohtusin enesearengu teekonnal, et kui olin kuuekuulises programmis iseennast leidmas, siis seal oli Lea ja Lea oli minu jaoks selline, et oh my god, milline naine, nii suure energiaga, mina kardan teda ja nüüd hoopis teeme asja koos, et see on nagu nii äge, kuidas elu ähm, kasvatab ja viib kokku õiged inimesed ja olen ka aru saanud sellest, et miks mul see hirm oli sinu ees, eks ju, et sest ma vaatasin väga alt ülesse ja oligi see, et ma ei olnud ise selles kohas veel, seega tegelikult ei olnudki asi selles, ma kardaks sind, vaid tegelikult oli imetlus, aga ma ei osanud see hetk veel seda imetluseks nimetada, nii et see on hästi-hästi huvitav ja et on hästi tore sinuga koos siin olla. minul on ka sinuga hästi tore koos olla. Aga Kristina, mis sind täpsemalt minu juures hirmutas? Sest see on hästi tihe ja see on ka, miks ma tulin seda rääkima, et ma imetlen sinu julgust, et sa seda rolli või seda kohta, et kus sa oled sina ise. Et kui me Mhm, võtame sinu sotsiaalmeediakontod ja sinu päriselus, siis need on täpselt ühtivad, et ei ole erinevust, et kuskil on roll ja kuskil on mhm, nagu teine inimene. Ja ka sina ju oled mulle korduvalt öelnud, et see minu julgus rääkida oma tõde, et see sind nii väga inspireerib. Ja, mhm. aga mis see on minu juures, see minu oma tõde, Kristina Mhm. see küsis ka nii mitu küsimust, ja et mm? -hmm. mis oli see hirmutav osa, oligi see võib-olla, et kui julgelt sa ennast väljendasid, eks, ja see oli see, kus mina neelasin alla, ei julgenud ennast veel väljendada. noh, nagu ma ütlesin, et ma olin alles eneseotsingu teel, eks ju, et ennast leidmas alles ja ma isegi ei teadnud, mis see minu tõde see hetk oli, ma ei osanud sellele nii otsa võib-olla vaadata ja no olgem ausad, ma olin see, kellel oli kaamera kinni kogu aeg, eks, et mul oli enamus aja ikkagi kinni, kui kuskil oli nii, et kõigil oli ikka sees, siis ma panin sisse, kuidas ma siis üksinda olen, must kastike, aga üldiselt olin ikka see musta kastiga, et ainult nimi, mulle hästi meeldib, kuidas sa tegelikult, Lea, oled jaganud seda, et see on nagu hauakivi, et lihtsalt, eks ju, et must ja nimi peal, valge nimi peal ja rohkem mitte midagi et ja mida ma kartsin võib-olla või siis imetlesin, oligi seesama, mis sa ka ütlesid, eks ju, julgus ennast väljendada, julgus öelda, mis on see sinu tõde ja sinu enesekindlus, et ja julgus ka selles mõttes öelda, et ei ole oluline, kuidas teised reageerivad, eks, ja siin Mm ongi see, et millal see ei ole oluline, kui sa oled endas kindel minu meelest. et kui sa oled endas kindel, sa tead, mis on, no me jõuame jälle siia, mis on see sinu tõde, eks ole, et mis on need sinu uskumused ja et -hmm. enda tõe väljendamine ei ole see, et kellelgi teisel ei ole õigus, eks ju, nagu ma siin ka alguses ütlesin, et asi ei ole selles, vaid just see, et sa julged üldse väljendada ennast, mida väga paljud ei julge tegelikult teha täna. jah, ehk see ongi, see tõde on ju tegelikult ajas muutuv ja tõde meie sees muutub koos meie arenguga tegelikult. See ei ole nagu põhimõtted, põhimõtted on fikseeritud. Mhm, Põhimõtted on need kohad, kus inimene ei kasvata oma põhimõtteid
minu põhimõte on see, sa paned lukku ennast, aga see tõde, see väärtus, see eneseteadlikkus, enesekindlus, on ju, see on kasvav ehk tõde ka ju laieneb, avardub. Iga inimene, kellega sa kohtud, toob, nagu sa Kristina eelnevalt ütlesid, selle uue vaatenurga. Mhm. Okei, ja nii saab ka. Et sellist asja ja see ongi see koht, kus me kasvatame, laiendame oma tõde ehk siis kasvame, me tuleme teadlikumaks asjadest, kuidas suhtuda, kuidas ka väljendada ehk see väljendusviis ka samamoodi ju Mhm. areneb meis koos meie tõega ja me taipame, kuidas ehk see, mida me täna siin räägime, me räägime aasta pärast võib-olla hoopis teise vaatenurgaga ehk me laiendame seda veel. Me märkame, meie kasvab, meie teadlikkus, eneseteadlikkus kasvab, onju. Mhm. Et see ongi ehk see kogemus. Ja kui ma ei tee suud lahti, siis kes teine teeb? Kui ma ei ütle seda, mida ma hetkel näen ja märkan ja tunnen ja siis ma tunnen enda sees, siis keegi teine ei tee seda. Ja sealtkaudu tuleb ka see julgus. Ma ei kasutaks sõna enesekindlus, sest enesekindlus on ikkagi psühholoogias on selline väljend ja ütlus enesekindluse kohta. Enesekindlus on kõrvalprodukt ehk see tuleb sinuga tegutsemise käigus. Mhm. Julgus on see, mis on sinu sees ja julgus on ja kui inimene ütleb, mina ei ole üldse julgus, ma ütlen kohe, et see on tegelikult vale, sest vaadake, me sünnime, me julgeme, kasvame, me ju hakkame roomama. Kui meil ei Mhm. oleks julgust, siis ju beebi ei hakkaks roomama või vaatama, käsi liigutama, jalgu, sest see on ka uudishimu on selle julguse taga muide. Kui inimene on uudishimulik, siis ta on ka julge ja siinkohal peal olge uudishimulikud iseendaga ja siis tuleb see koht, kus sa lähed rääkima oma tõde. Mhm. Hästi meeldis, kuidas sa ütlesid, et ka vaatenurk tegelikult muutub, eks, et kuna sa ütlesid, et sa oled see pööningu korrastaja, eks ju, Kirjutaja. siis seal pööningul on ka, eks ole, on ka ju needsamad uskumused ja me saame enda Mm. uskumusi ümber pöörata, eks, Oo jaa. ma toon siin täiesti korraks sellise näite, et kuna ma olen praegu hästi palju õppimas just nimelt ka seda külluse mindset'i ja raha mindset'i, siis väga paljud, mida nad tunnevad, on see, et mul on turvaline, kui mul on raha. Eks see on see ja see on ka see, mis mina olen hästi pikalt nagu mõelnud, et ja mul on raha, on minu turvalisus ja siis ühel päeval nüüd üsna hiljuti ma taipasin, et oota, raha tuleb siis, kui mul on juba turvaline, kui ma enda sees tunnen ennast hästi, kui ma olen lõdvestunud ja siis saab raha tulla, sest siis ma olen kõrgemas energias, ma olen kõrgemal sagedusel, sest ma tunnen ennast hästi, eks siis saab energia voolata. mis on raha, raha on ka energia, siis ta saab voolamisse tulla, mitte vastupidi, et ma alles siis tunnen turvaliselt, kui mul on raha. ei, vastupidi, kõigepealt on hea turvaline olla ja siis saab see voolamine käia ja ma saan pakkuda paremat teenust ka läbi selleks ja sealt tulebki ju vastu, eks ju, et raha saad, ma pean ikkagi välja ka midagi andma, mitte lihtsalt istuma ja ütlema, nüüd tuleb, eks nüüd mul on turvaline. ei, ma pean ikka selleks ka tegutsema, eks, aga just seesama, et see nihe käis ära, see klõks käis ära ja see ongi seesama koht, et kui enne minu tõde oli, et raha tekitab mulle turvalisuse, siis täna mõned nädalad hiljem ma võin öelda, et mul on turvaline, siis ma saan sellega tekitada raha. et see on ka seesama, et tõde on muutumises, et see oli see, kuhu ma tahtsin jõuda, et kui sa ütlesid, eks, et see muutub tegelikult. Absoluutselt, see laieneb ja avardub, mina kasutan sõna avarduma, et see ei ole selline nagu hobusel klapid peas, ta näeb ainult, aga see tõde avardub ja mitte 360, vaid 180 kogu aeg sa lähed, sa näed niimoodi. Aga raha teema juurde tulen natuke tagasi, raha tuleb sinna, kus inimene väärtustab iseennast ja ma ei ütle siin, et minge nüüd poodi, ostke endale ilus luksuslik auto ja nii edasi. See ei ole väärtustamine, just see, et kes ma olen täna, kuidas ma ennast näen, kuidas ma endasse suhtun, onju. Ja just. sealt edasi on ju see tänulikkus ka olla iseendale tänulik, iseendale, mitte see, et ma olen tänulik sees, vaid iseendale. See, mida ma oskan, see toob sinule. Esmalt on see, et sa annad välja, esmalt sa väärtustad ennast, teine on see, et sa annad välja, siis sa saad
raha tuleb just, sinna, kus inimene väärtustab iseennast. absoluutselt, nii lahe. aga Lea, kas sa oled alati julgenud ennast sel viisil väljendada, nagu sa seda praegu teed? Oo, ei ei, kindlasti mitte. See on elu jooksul tulnud. Mina tulen ka kohast, minu päritolukeskkond on olnud väga katkine ja kus ei olnud nagu üldse väärtustamist ja ammugi sellist ausust või lapsele lubatud väljendada. Ehk see tegelikult see tõe rääkimine tuleb ka, tuleb terapeudi on nüüd ikkagi lapsepõlve, sealt saad sina selle julguse, enesekindluse, ma võin olla mina ise, see tuleb ka sealt. Aga minul ei olnud seda, ehk see tuleb ajaga on kasvanud, et mingi elusündmused ja mingi teatud faaside lõppemine on minust teinud selle, kes mina olen täna. Ja loomulikult kõige suurema sellise tõuke on andnud julgus rääkida oma tõde. Esiteks teise riiki kolimine. kus sa elad? Mina kus sa elan Soomes. mina elan Soomes. okay. Sina Mhm. elad, sina mina elad olen soojal Tenerifel maal. mina Sina olen elad soojal Tenerifel maal. Ja mina elasin lumehangede keskel, mida hetkel ei ole. Mhm. Aga ja siis ettevõtlus, ettevõtjaks hakkamine ka, sest tegelikult see on väga suurelt nagu raputav ja see on see koht, kus sa pead hakkama, ma ei taha öelda seisma iseenda eest, aga kui sa pead hakkama ennast looma, kui sa tahad nii-öelda edukaks saada, õnnestuda, siis sa pead astuma välja sellest mugavust ruumist. Mulle väga meeldib, kus Soome üks võiks öelda miljardär ütles, et eneseteadlikkuse kasvatamine on see, kui sa astud kastist välja sinna ebamugavasse külma sombusesse sopaloiku ja sealt üritad välja saada ja sihti leida. Vau, väga-väga sügav Eks ole. absoluutselt. Ja see kasvatabki julgust, kui ma ei kehtesta ennast, ei lähe seda klienti endale, ma ei taha öelda looma, aga looma, onju, mingit Mhm. teenust välja, ennast pildil tuua, siis ma pean julge olema. Ehk ma pean suu lahti tegema. Et just, see et ongi kuidas see koht. teadakse, muidu ei saagi ju teada, eks ju, et kui Mm. saladuskatte all siin tegutseda, olen ettevõtja, teen siin, nokitsen omaette salaja, siis see nagu ei loo mitte midagi, eks, et sa pead ikkagi olema nähtaval, et inimesed teaksid, mida sa üldse pakud, kas see on see, mis neid huvitab, kas see on see, mida nad tahavad, eks, et sa pead näitama ja kas on ka klapp, et kui teenusepakkujana, eks, võib-olla toote Mm. puhul ei ole nii oluline, kes seda toodet valmistab, aga teenusepakkuja puhul, eks, et me mõlemad oleme teenusepakkujad, eks, et kas see inimene ka tunneb seda klappi, et kas ta tunneb seda Mm. mõnusat match'i, eks, et oh, minu inimene, ma tahan temaga koostööd teha. aga kuidas ta saab teada, kui olen kuskil peidus, eks, kast peas ja peidus kuskil laual, et siis ei saagi teada, et tulebki olla nähtaval ja siin nähtaval olek ongi minu arust ka see, et okei, ma võin ju lihtsalt pildis olla, aga ma pean ju ka midagi ütlema, eks, et ja siin tulebki Mm. see koht, et mida ma ütlen, kas ma ütlen seda, mis ma kuskilt lihtsalt loen, õpin ja siis jagan või lisan sinna ka oma loo, kuidas mina seda kogen, kuidas mina seda näen ja jõuame jälle siia, et kas ma julgen teha suu lahti ja jagada enda tõde. Et teenusepakkujana Ja eriti. ja seda mitte nagu, ma ei mõtle enda ettevõtjana, ka oma keskkonnas, kus me oleme, onju. Mhm. Just. Ehk see, meie ümber olevad inimesed, eriti veel lähedased, et meil on kõige Mhm. raskem ennast väljendada oma mõtteid ja soove lähedastele. Miks Mhm. on nii, Kristine? Mis sa arvad, miks see on nii? See on nii hea küsimus. Mis ma ise olen kogenud, et kui minu enesearengu teekonnal, mul õnneks minu ema on väga suur toetaja ja fänn mul, et selles mõttes tema on alati olnud minu kõrval ja kõikide minu mõtetega kaasa tulnud. Ma võin rääkida universumist, manifesteerimisest, tema kuulab mind, ta tuleb sellega kaasa ja samas, kui minu vanaema, kes on, eks ju, juba vanem generatsioon, 80+, siis kui mina räägin universumist, siis tema lihtsalt lähevad silmad suureks nagu tõllerattad ja mõtleb,
ma ei saa aru, mida see Kristina räägib. mis universum, mis asi see on? et see on hästi-hästi naljakas, et õnneks see on samas minu enda elukaaslane, eks ju, kes on kõige lähemal, kõige parem peegel, eks meile, siis mm. tema on ka selles mõttes täielik minu vastand, et temaga ta põhimõtteliselt ei teagi, millega ma üldse tegelen. ta teab, et ma aitan inimesi, ma toetan inimesi, midagi sa kogu aeg räägid seal arvutis kellegiga ja see on nagu kõik. aga et kui ma hakkan temaga näiteks rääkima universumist või manifesteerimisest või Mm. manifesteerimissammudest, siis tema läheb kohe täiesti lukku ja tema Mm. poolt sellist toetust ei ole, seega ma olen juba harjunud õnneks sellega. alguses oli keeruline, oli keeruline. Kust tuleb Mm. see, su küsimus, eks ju, oli, et et kust see tuleb ja kuidas sellega toime tulla, ongi see, et mis mina näen, on esiteks eneseareng tähendab, et ma arenen ja areng tähendab muutust ja Mm. muutus tihti on see, et need meie lähedased kardavad seda muutust ja nad tahavad kaitsta. ära muutu, ole sama, oota, kõik on ju hästi, milleks sul on seda enesearengut vaja, kõik on ju tegelikult hästi, Mm. eks, aga hästi, loodus ka ju kasvab ja areneb kogu aeg ja me oleme osa loodusest, nii et ma tunnen, et lihtsalt, miks tihti on see, et miks meie lähedased meid ei toeta, ongi see, et nad kardavad seda muutust ja nad tahavad lihtsalt kaitsta ja muud ei ole. Mm. kuidas sina seda näed? See täpselt nii ongi, nagu sa just rääkisid enda vaatenurgast, kui sa näed, tegelikult nii ongi, et nad tahavad kaitsta ja nende jaoks on see, ega nad jäävad sinust ilma. aga ma ei hakka sügavamaks minema, et väga paljud ei mõista nagu, et seal võib olla ka see, et kontrollida, kes on harjunud, on ju, meil vanemad ja sõbrannad. meie kaaslane, nagu sa ütlesid, väga hea peegel on meeletult hea peegel. et siin ongi kontrollida, on ju, seal võib selline asi ka olla, aga just ongi see ilma jääda, kui teine muutub, siis ma jään tast ilma. ja teiseks on, miks meie kardame seda muutust teha, on see, et inimene on karjaloom. me peame kõik olema ühesugused, samamoodi rääkima, sest me oleme näinud seda kultuurist, on ju, meie peres on tehtud nii, et kõik peavad nõustuma, siis kes on nagu karjajuht temaga. Mhm, ja mhm. seal tuleb ka see, aga kes ma olen siis, kui mind karjast välja visatakse? kes ma olen siis tulebki see minapildi lagunemine tegelikult. kes ma olen siis? ja see hirmutab, sest me ei taha olla kusagil üksi eemal. Mhm. seal taga on hirm ja ja sellepärast on tegelikult ka paljud tulevad, vaata, oled sa pannud tähele, et kui me ise me oleme käinud samal kursusel, meil on olnud sama juhendaja, et kus ka, et kus osad nagu tulevad selle nagu õpetuste sisse, onju. Nad omandavad neid teadmisi ja teevad nagu nende teadmiste pagasil on nagu oma samme, edusamme ja jah, teised nagu jäävad maha. sest seal tuleb ka see hirm, aga kes ma olen siis, kui ma muutun? sest me ei tea seda inimest tulevikust, onju. minu jaoks on hästi-hästi põnev see, et kuna ma praegu olen uuesti uues programmis, uues kuuekuulises ja täpselt hetkel ongi mul minapildi osa ja minu jaoks on näiteks see hästi-hästi põnev. kes ma siis olen? Mm. mis siis edasi, mis mind ees ootab, et aga samas nüüd, kui sa ütlesid, eks, et mõned jäävad maha, et toimub see minapildi lagunemine, ma tunnen, kuna ma olen selle juba korra läbi teinud, eks, ma olen tulnud sellest, ma olin töötu, siis kõigepealt ma olin klienditeenindaja, siis ma olin töötu, siis oligi see, et kõigepealt ma jäin kõikidest oma identiteetidest ilma, võtsin endale uue rolli, olen töötu ja jube raske oli sellest lahti lasta. isegi kui mul juba oli ettevõte, aga kuna ettevõttel veel ei olnud sissetulekut, siis mul oli see, et ma olen ikka töötu ja ma elasin sellest töötu identiteedist, mis pani jälle kõik need asjad kinni, eks ju, et keegi ei tahtnudki tulla mu juurde kliendiks, sest ma olen ju töötu, nii hea oli istuda ja öelda. see hetk, kui ma muutsin ära selle, et okei, ma olen ikkagi ettevõtja ja lasin sellel töötu identiteedil minna, siis hakkasid tulema uued rollid ja ma pidin ise inimesena hakkama muutuma, et ma ei olnud enam esiteks klienditeenindajana, eks ju, ma olin
alluv, ma pidin sellest rollist ka välja kasvama, et nüüd ma olen ettevõtja, mis tähendab seda, et ma pean võtma endale juhi rolli, ma pean enda ettevõtet juhtima, iseennast juhtima, isegi kui ma olin too hetk veel ettevõttes üksinda, eks ju, et isegi siis ma pidin ju ikkagi juhtima seda, et see hakkaks liikuma, et see hakkaks kasvama ja koos selle kasvuga ma pidin ise ka kasvama ja hakkamagi saamagi julgemaks ja et hakata väljendama ja ütlema, mida ma siis pakun, et absoluutselt see identiteedi kasv on kogu aeg nagu toimunud ja isegi kui ma pakkusin virtuaalassistendi teenust, siis seal mul ikkagi taustal oli see, et ma olen alluva rollis, sest ma alati ootasin, et mis on see järgmine ülesanne, mis ma pean ära tegema. et ja nüüd, kui ma ka selle nüüd lahti lasin, siis ma tundsin, et käis jälle seesama, see, mis sa ütlesid, eks ju, minapildi lagunemine ja nüüd ma nagu olen uuesti kokku ennast toonud, loonud, ma ei tea, mis see õige sõna siin praegu oleks, ehitanud oma minapilti ehitanud, üles kasvatanud, loonud. Ma ei tea, mis see õige sõna siin oleks. Tegelikult ma kasutasin nagu vale sõna, tegelikult minapilt ei lagune, aga ta lahustub, sest meil ei saa mingi osa ära nagu laguneda, sest et me ei saa anda midagi ära, sest inimesel on kõik need harjumused, mustrid, närvisüsteemid, kõik need olemas, need peavad jääma, peame asendama. Ehk siis tegelikult me ei ela nagu faktide järgi inimesed, vaid me elame oma minapildi järgi ja kui nagu sa tõid välja nii hästi, sina elasid oma minapildi järgi, sest see on see automaatika, on ju. Ja see on see koht, kus me ei tule, et kui me teadlikuks ei tule oma käitumises, see, kuidas ma ka reageerin, see on see eneseteadlikkus. Et kui me ei ole seda, siis me ei saa rääkida seda oma tõde ja me ei saa ka elada, me ei saa ka valida, sest me ei oska, siis me ootamegi, keegi ütleb meile, ütle mulle, mida mina tegema pean. Just. Ja see tuleb sealt keskkonnast, mina jõuan jälle lapsepõlve, kui on meile kogu aeg öeldud, tee seda, sina seda ei tee, mine too need puud ära või mine toida need kanad ära, kes maal elab, mina olen maalt on ju pärit, siis me ootame seda käsklust ja vaatame koolisüsteemi, koolisüsteem ka meid vormib, õpetaja ütleb, sa teed valesti, tee see harjutus nii. Me oleme harjunud saama käske. Mida me ei ole õppinud, iseseisvalt mõtlema. Just, ja otsuseid vastu võtma, absoluutselt. Ja siis me elame täiskasvanu eas ka selle sama minapildi järgi, nagu sina ütlesid, ootasin seda käsku, mida mina teen. Minul on nagu vastupidi, mina olen pidanud juhtima kogu aeg, mina olen pidanud võtma vastutust. Minu minapildi osa oligi hästi suur see, et ma pean kõik ära tegema. Mina pean vastutama, mina pean juhtima. Ja mis juhtub? Ma olen 2 korda läbi põlenud. Teinekord ikka kapitaalselt. Ehk ma nägin, kui ma nägin ka ettevõtetes, kus ma olin tööl ja siin Soomes ka, et kus on mingi osakonnas mingid asjad lonkavad, siis mina võtsin vastutuse. Ma korraldan ära, panen tööle toimima ja ma tegin seda. Aga kes kannatas? Mina ise. Ja see on tulnud väikselt peale, et ma olen pidanud nagu vastutust hästi palju vastutama ja juhtima. Minul on teistmoodi olnud see. Kas sa näed, et läbipõlemise üheks põhjuseks võib olla ka see, et ei julgeta enda tõde öelda või seda, mis nagu sees toimub? Ja piiride seadmine on üks julgus rääkida, julgus välja öelda, piire seada, ennast kehtestada. Ja ma võin öelda tänaseks, et tegelikult meil puudub nagu enese teadlikkus tegelikult. Ja sealt tulebki see, et aga mis need piirid on? Aga mis need piirid minu jaoks on? Me hoiame küll teiste mingi piire, kui keegi ütleb midagi, okei, aga iseendale. Kõige tähtsamad piirid on meil iseendaga. Väga huvitav lause on ju. On ju. Tegelikult see ongi see, et see, kuidas mina ka iseendaga pean oskama piire hoida. Ehk kui mina annan endale lubaduse, siis mina pean sellest kinni hoidma. Sellest lubadusest. Aga kui ma ei pea, siis ma rikun enda piire ju. Pean ennast alt, see on üks piir. Ma valin iseennast alati, ma valin mugavuse või teised. Ka see oma tõde, ma lähen, räägin sel teemal, mõtlen poole tee peal, keeran otse ringi, astun minema. Aga mida ma endale ütlesin? Et ma kehtestan ennast, see on piir. Või et võtan puhkust,
siis ma puhkan, loen raamatut. See on minu jaoks, need ongi sellised ka piirid. absoluutselt. Aga kuidas siis tulla toime sellega, kui näiteks keegi ei ole sinuga nõus, ta ei aktsepteeri sinu tõde, ta ei Ja see on aktsepteeri tema tõde, see on tema enda tõde. See ongi see, et see, kui tema minuga ei nõustu või ei ole nõus, siis temast trigerdab see, et ta hakkab vastu panema. See on vastupanu, mõistus hakkab rääkima, aga see, mida tema räägib, see üldse nii ei ole tegelikult, see, kuidas mina käitun, nii ainult on. See mõistus tuleb väga hästi segama ja seda näeb inimestest, onju. Kui mina olen see olnud, kui kuulen, keegi räägib ja tegelikult see puudutab. Oo, ei, see, mida tema praegu ütleb, see on lausvale, sest mõistus tuleb kaitsma kohe automaatselt ja ta hakkab sulle rääkima nagu narratiivi, mis sinu siis sisemaailma pildiga kokku läheb. Eks ole? Ma mõtlen praegu seda, et näiteks, et seesama, et kuidas toime tulla sellega, kui keegi ei aktsepteeri, siis esiteks tuleb ise aktsepteerida, mitte võtta isiklikult, eks ole, seda aktsepteerida, nagu sa ütlesid, eks ju, okei, see on tema tõde, et see on nii, et see on tema arvamus, okei, las see jääb temale, ma ei pea ise seda võtma endale, aga ma aktsepteerin seda. Eks mulle hästi nagu see meeldib, et ise nagu aktsepteerida, et samamoodi nagu me tahame, et meie mõtteid aktsepteeritakse, aktsepteerime siis ka teiste mõtteid, eks, et mitte hakata kohe, nagu sa ütlesid, eks ju, et hakkan kohe vastu, et täiesti vale jutt, et mitte, et ei tekiks seda, et. ja, aga siin koha peal vaata lööb see, et kui tema ei aktsepteeri ja mina aktsepteerin, siis kas minu kohus on tol hetkel minna maailma parandama ja tema nagu seda tunnet ka tegelikult ei ole, onju. Et aga mis ma tõin, et kui üldiselt inimesed ei aktsepteeri kohe, sealt tuleb nende enda see sisemine trigger tegelikult. Et me ei saa aktsepteerida teiste mingit välja öeldud, kui sa tõid nii hea näite, kui ma iseennast ei aktsepteeri, see algab meie sees. Kui mina võtan ennast vastu sellisena, kes ma olen ka oma vigade, oma, oma absoluutselt kõigi takistustega, kuidas ma takistan või mingeid asju näen, siis ma aktsepteerin ka teist, onju. Just, et mis ma just selle aktsepteerimise koha pealt ka veel mõtlesin, on ka lisaks see, et et ma aktsepteerin tema vaatenurka, eks ju, aga ma ei pea seda omaks võtma, et mulle meeldis hästi see, et ma võin jääda sellele, et raamatu tagaküljel ei ole pilti, okei, see lihtsalt, see on minu tõde, et praegusel hetkel, eks, ja kui sina ütled, et teisel pool on, siis okei, ma ütlen, et okei, järelikult sina näed teist seda pilti, lihtsalt teist vaatenurka ja oleme sõbrad edasi, eks, et just seda aktsepteerimise kohta, et aktsepteerida teiste mõtteid, et mitte hakata just nagu sa ütlesid, vastu panema, eks, et ei hakka vastu panema, et. Ma tahan siia piiride kohta öelda selle asja, mis mul tuli praegu meelde sind kuulates, et tegelikult on nii, onju, et sa ei saa nõuda teistelt neid piirides kinnipidamist, kui mul endal ei ole need asjad paigas. Et see on ka see koht, onju. Just, ja väga palju tegelikult juhtub ka seda, et astutaksegi piiridest, et keegi näiteks, noh, ma toon jälle enda näite lihtsalt, et kui ma ütlen, et ma reede, laupäev, pühapäev ei tööta, ei vasta sõnumitele ja siis tuleb näiteks sõnum reede õhtul või laupäeva hommikul ja siis ma kohe vastan, eks ju. Oota, mida ma just ütlesin, eks ju, et ma ei vasta ja see tähendab seda, et kui keegi mulle näiteks kirjutab, eks ju, nüüd kas tema astus sellest piirist üle, ta võib kirjutada, nüüd pean mina lihtsalt hoidma see endale antud lubadust ja mitte iseendast üle sõitma, eks ju, ja siis, et nüüd ma vastan, eks kindlasti, et ma ütlen, et ma ei vasta, aga siis ma vastan, ehk siis mina enda piiridest astun ise üle ja kui sedasi kordub, eks siis on see lõpuks, et inimeste teine pool lihtsalt harjub ära, et ütleb küll, et ei vasta, aga igal juhul kirjutan laupäeva öösel ja pühapäeva öösel, eks ju, et kogu aeg kirjutan ja siis kirjutan, et kuule, miks sa mulle ei vasta, eks, et kui see on nagu juba sisse harjunud, seega tuleb endale antud lubadustest, endale seatud piiridest kinni ka pidada. Et see, et mulle hästi meeldis, kuidas sa tõid seda, et kui on piirid seatud, et siis me ka ise ka aktsepteerime, hoiame neist kinni, et endale antud piiridest ei astu ka üle.
ja just, et kui me ise ei tee, siis ei tee teised ka seda, et see on just sama Mhm, näide, mis sa tõid. mhm, et, äh, et veel kord selline enesereflektsioon, et mis need piirid üldse on, mõni inimene ei saagi mhm, aru, et mida see piirid tähendavad, et mis need on, et siis ongi hakata, kes ma olen, mida mina vajan, sa näed juba sealt, mida ma vajan, tulevad need. Ma vajan sedasama oma aega, sa pead kinni sellest, see ongi, sa paned piiri, on ju, see minu aeg. kui sa astud üle, siis sa rikud seda, sa oled ennast alt, mitte teisi. sa absoluutselt. lõhud, mina ütlen sellega nii, et sa lõhud iseennast. ja siis on see, et miks ma olen nii väsinud, miks ma olen masenduses, miks ma olen nii stressis. Mhm, et hästi-hästi oluline koht tegelikult, kus teha enesereflektsiooni ja kirjutadagi, et kuidas ma käitun ja paberile. Ehk ju peegel vaatab otsa, sa näed iseennast paberil. üks asi on see, kui me räägime, on ju, mõni räägib ka, aga ma räägin kogu aeg endale neid asju. kui palju meil peas on mõtteid päeva jooksul ja kas õhtuks mäletad seda, mida sa oled endale lubanud? ei mäleta, jah. ei mäleta, ei mäleta, see on väga hea näide praegu, et mõnikord tuleb keset ööd ärkad üles, tuleb mingi mega hea mõte ja siis sa magad edasi, hommikul ärkad, mõtled, oota, mis mõte see mul oli, ma tean, et mingi mõte oli, aga mis see oli, et samamoodi, eks ju, et kui tuleb ikkagi mingid mõtted, et siis panna kohe ka kirja, et neid, noh, ütleks, et meil on nii palju neid päeva jooksul erinevaid mõtteid, et samamoodi, et mida ma praegu vajan ja kui ma praegusel hetkel näiteks kohe ei saa endal seda lubada, siis ma panen endale vähemalt meeldetuletuse, okei, et näiteks pärast meie vestlust ma tahan enda jaoks võtta 10 minutit ja nautida enda mõnusat teed, et siis, et ma ka seda teen pärast, eks, et mitte lihtsalt, et ütlen ja siis lõpetame vestluse ära ja siis asun kohe töö kallale, eks ju, teen tööd edasi ja pärast mõtlen, et midagi on nii puudu, aga mis see on täpselt, ei tea. ei, ma lähen ja kui ma endale olen lubanud, et ma võtan endale 10 minutit, siis ma ka selle võtan. aga kuidas aru saada, kas sa elad oma tões ja kas sa üldse, kas sa elad enda väärtustele tuginedes, kuidas sa aru saad sellest, Lea? see on peegeldus väljaspoolt meile. see on Mhm. nagu väga hea peegeldus, on vaata tulemusi ma tulen selle juurde, nagu Bob ütleb, vaatame tulemusi. aga see nii on, et meie väärtused, suhtumine meisse, noh, minusse endasse, meisse endasse ju peegeldub väljaspool. eneseväärtus, kes on, millised inimesed on minu ümber. Mhm. just, me ei saa et oodata, et peegel naerataks enne, kui sa sinna ise ei naerata, eks ju. ja ettevõtjana eriti hästi aru saada, et kui ma ennast ei väärtusta ja oma lubadustes kinni ei pea iseendaga, siis Mhm. need tulemused on kohe näha ju raamatupidamises tegelikult. absoluutselt. see on hästi hea peegelne tegelikult ettevõtlus meile endale ja just vaadata, mis toimub. minu meelest üks parimaid asju, mitte et ma nüüd õhutan, kõik peaks ettevõtjaks hakkama, aga see on ja lähedaste suhted ka loomulikult. ma arvan, et meie kaaslane on meile nagu väga hea peegeldaja meist endist. Mhm. et need on need kohad, kus mina märkan, kas ma elan oma väärtustega kooskõlas. kas ma teen seda, mida ma oma peas mõtlen, Mhm. Mhm. eks Mhm. ole. kuidas Mhm. teised minusse suhtuvad, kuidas seesama peegeldus, kuidas teised peegeldavad sind. milliseid sõnu päevast, nagu korduvaid sõnu nagu kuuled või lauseid. Need on väga head peeglid, kuidas nagu märgata. nii ilus mm. nii ilus on kuulata seda. mis on sinu, ma ei tea, kui ma ütlen, mis on sinu väärtused, ütle 3 esimest, mis sul kohe tulevad. Um, 3 kõige tähtsamat minu väärtust armasta iseennast sellisena, nagu sa oled täna. see on minu väärtus. Aita seal, kus sa näed, et oleks abi vaja. Ja too nähtavale see, mida teised näha ei taha. Need on minu väärtused ja seal taga on see ka, et ära tunne süüdi selle pärast. see viimane asi on minu puhul nagu ähm, korralikult omaks võtmist tähendaks see nagu minapildi osaks võtmist, just see, et ma ei tunneks süüdi ennast, kui ma toon nähtavale selle,
mida ei taheta näha. Ma olen tundnud väga palju süüdi selle pärast. Täna enam ei tunne, et see on minu väärtus ja see on tagasisidede puhul on ka hästi tugevalt või Mhm. minu ümber inimesed räägivad, et sa tood nähtavale selle, noh, ka sina ütlesid, onju, Absoluutselt. et mida inimesed või teised ei taha näha. Mhm. Et see on see ja ma olen sellega väga palju tööd teinud, et ma julgen olla see, et see on minu väärtus ja võtta seda väärtusena esiteks. ma olen võtnud seda väga kaua nagu veana, et see on asi nagu, mida tuleks ära muuta. täna ei. täna ma olen uhke selle väärtuse üle. Nii lahe. Nii vägev. Ma arvan, et minu enda väärtused esiteks on austus ja seda nii teiste kui ka enda vastu, mis läheb hästi kokku sellega, mis sa ütlesid tegelikult esimeseks, eks ju, kohe, et armasta ja võta ennast vastu sellisena, nagu sa oled, eks, on see, et ma Mm. austan ennast ja mulle mind kuidagi sümpatiseerib just see sõna austus, et austan ennast, et ma aktsepteerin ja austan ennast täielikult ja teise, mitte siis ainult ennast, vaid ka siis teisi, eks. Ja kuidas ma saan teisi austada, kui ma austan iseennast, et noh, siin tuleb Mm. täpselt samad piirid mängu, eks ole, et endale antud lubadustest ja piiridest kinnihoidmine. Siis on ka ausus on üks väärtustest ja samamoodi, et olla aus teistega ja ka endaga ja mida tähendab see ausus isegi siis, kui tõde on valus, et ma ikkagi siis ütlen selle välja, eks, et ja ka enda suhtes olla aus, et mitte väga kerge on leida vabandusi, miks midagi jätta tegemata, aga et olla aus ja vaadata siis sinna peeglisse, öelda, et kas see on päris põhjus või on see vabandus. Et olla selles kohas aus ja isegi kui see on valus, nagu ma ütlesin, eks, et olla ikkagi see ja kindlasti on aina tugevamalt, ma olen aru saanud, et üks väärtustest on kommunikatsioon, et eneseväljendus, julgus Nii. ennast väljendada, kommunikeerida, eks, et mitte see, et söön ära enda mõtted ja siis lihtsalt ei Mm. ütle, mis ma arvan, et mis minu sees näiteks toimub, et kust tulevad, eks sissepoole söödud emotsioonid, tunded, mõtted, eks see annab lõpuks kuskilt tunda. Et kommunikatsioon on hästi-hästi oluline, et nii kerge on mängida solvunut ja siis ollagi sihuke, et olen solvunud ja ohver, et tahaks päästmist, aga ei luba ka päästmist. Et kommunikatsioon, Mm. ma tunnen, on hästi-hästi oluline, just ütleme, enesearengu teekonnal võib-olla sai see eriti oluliseks. võib-olla ma ei osanud lihtsalt varem tähele panna seda. see on väga oluline oskus tegelikult, mis on meis olemas, aga me ei oska seda kasutada. just, ja seal taga on seesama hirm, onju, kui ma ennast väljendan, siis äkki mind hüljatakse. just, aga kust siis leida see julgus, et öelda välja, mida sa päriselt mõtled? see julgus on meie sees, nagu ma alustasin. kust leida? See on see ka taaskord ma soovitan enesereflektsiooni, nagu ma ise olen alustanud, kes ma olen kogunisti ilma rollide Mhm, iseendana, mis mhm. on minu tugevused, mis on minu nõrkused, mis on minu kitsaskohad, millega ma vajaksin abi. väga paljud ei julge küsida abi, Mm. ei julge vastu võtta ka. see julgus ei tule väljast, me Mhm, näeme, ma tulen tagasi korraks siin nagu selle tagasiside juurde, et Lea, sa oled nii julge. see ambitsioonikas, see tuleb minu seest. Visioon, milline sa tahad olla, see on ka üks, mis sütitab selle nagu julguse tulekese, et kui sa visualiseerid, kes sa tahad olla homme. ma ei mõtle 10 aasta pärast, see on liiga suur amps mõnele. kes ma tahan olla homme? Ma tahan olla homme julge. Siis kirjuta see endale välja, mida sa vajad selleks, mis see täpselt on, see julgus, kus sa seda julgust vajad, et mhm, olla julgem, mis see täpselt tähendab, nagu detailselt. ja siis ongi see koht, et aga mida ma saan teha, et teha ära see samm. Mõttest ainult ei piisa. Ma harjutan kasvõi seda julgust sõbrannade või oma vanematega. kõige paremad kohad on pere. perering on see, kus me lähme ennast välja ütlema, oma mõtteid, tundeid.
rääkima, kus me tunneme võib-olla need asjad, mis on olnud meie sees aastaid. aga mitte rünnates, vaid nüüd on tasa ja targu ja just tasa ja targu. et see on kõige parem õppimiskoht. ja julgus ei ole see ka, et mina või Kristina ütleme siin, et olge julged. Mhm. Julgus tekib tegelikult sellest mõttest, kui sa mõtled, ma tahan olla julge, aga siis rakenda seda, Mhm. onju. ja mis see täpselt on olla julgem. ma ei tea, julgem postiljoni käest küsida näiteks, kus mu kiri jäi või mida see täpselt kellelegi tähendab, onju. et see on nii lai mõiste jälle olla, milles julgem. julgem Mhm. tulla laivi või noh, mis see täpselt on, onju. et Mhm. mida sina vajad sel momendil, et olla julgem. Mhm. mitte mõelda, vaid kirjuta. ja ka see, kuidas ma saan. aga issand jumal, mis nad siis minust pärast arvavad? noh, keda huvitab? just, see on hästi huvitav, et ei, kui mul just oli enda grupiga ka üks veebinar, üks veebiseminar, siis oli ka, rääkisime ka mina pildist ja jõudsime ka sellesse kohta tegelikult, et kui sa oled oma eesmärgid täitnud, kui me räägime täna näiteks siin, eks ju, sellest samast, et julgus ennast, enda tõde rääkida, eks, kui sa oled välja öelnud juba oma tõe, kui sa juba tunned ennast hästi ja mugavalt selles, et sa julged üldse ennast väljendada, siis lõpuks, mis see teiste arvamus nagu korda läheb, et mida teised sinust siis arvavad, eks, et see on sinu elu. ma nüüd mõtlen ka seda, et mitte ei lähe ülbeks, eks ole, Mhm. et nina püsti, oh nüüd ma siin nüüd teile räägin ja panen, eks ju, ära. ei, mitte seda, vaid just see, et kuidas, noh, kuidas sina midagi näed, et seal minu meelest selle teekonnal ei ole enam nii-öelda see teiste arva, et ma ei julge ennast, et ma jätan midagi ütlemata, et nii, nüüd ma sain enda mõtted korda, tuli kohe mitu mõtet korraga, et ma julgen üldse näiteks mingi postituse ära teha enda mõtetega, eks ju. et see julgus üldse oleks, et siis lihtsalt postita ära, sest võib-olla on see kellelegi väga suur väärtus ja kui ma jätan selle lihtsalt sellepärast ära, sest ma kardan, mida keegi võib arvata sellest, siis tegelikult see on egoistlik ja ma ei jaga head väärtust, head asja teistega. siia juurde mina lisaks seda, et kui üks inimene saab sellest abi mm. -hmm. või saab selle tõuke, Mm -hmm. ka toetust, mõistmist, just. siis see on väga suur väärtus, mida sa oled teinud. ehk see on väga julge samm olnud. sa oled pakkunud teisele inimesele väärtust. ja see, kui sa jätad tegemata millegi sellepärast, et sa kardad kellegi arvamust, siis sa siin koha peal tegeled tegelikult enesehülgamisega. ja siin koha peal tasuks vaadata seda, et kui kaua ma olen ennast hüljanud. Vau. absoluutselt. aga me kõik oleme seda teinud. muidugi oleme, et kindlasti, et ongi nagu sa ütlesid enne, et vaadata ka seda, kust me, eks ju, tuleme, et milline on olnud see meie taust. on neid, kes tunnevad ennast julgemalt, sest neid on õpetatud, neid on aktsepteeritud rohkem, eks ju. et näiteks, kui ma praegu mõtlen, et kust, mida meile öeldi lapsepõlves tihti oli see, et sina räägid siis, kui kana pissib, eks. ja see ongi see, et pane suu lukku ja ei julgegi ennast väljendada, eks, et lihtsalt tuleb see või et lapsed ei räägi siis, kui täiskasvanud räägivad, eks. jälle olen kuss, et olen kuss ja ei julge ennast väljendada ja siis see lihtsalt kandub edasi ja ühel hetkel enam ei ole see, et kui täiskasvanud räägivad, vaid me ei julge rääkida, sest ma ei tea, räägin siis, kui ülemus ei räägi, eks ju, või et ma ei julge näiteks ühes kohas rääkida või ei julge teises kohas, sest ma alati vaatan alt üles kellelegi. et me ikkagi paneme hästi palju ennast lukku juba lapsepõlvest saadik. et kuidas see lukk nüüd lahti saada, Lea? hea küsimus, Kristine. eneseteadlikkus. see ongi see koht. mm. -hmm. mina ütlen siin, et ma võin ju soovitada, mida kõike teha, aga tegelikult vaata enda sisse. miks ma olen ennast lukku pannud?
Mhm. Miks ma kohanen iga keskkonnaga, äkki ma võiksin kohaneda iseendaga, oma keskkonnaga. Ja mõtteviis hakata mõtlema seda, et ma olen nüüd lukus, ma ei saa, Mhm. vaid et mis siis, kui ma teen selle ära, mis siis, kui ma ütlen tõe, mis siis juhtub? Kirjuta paberile kõige hullem versioon. Mhm. Ega see muudaks midagi, kui juhtub see kõige hullem versioon, mis saab muutuda? Kas sinuga juhtub midagi halba? Ei juhtu, onju. Mida sina saad? Et see koht, et võib-olla kuulaja mõtleb, oh, mis teil viga rääkida, te olete vaimse tervise spetsialistid siin. Aga meil on olnud oma proovikivid elus. Ka meid on elu pannud väga palju proovile ja paneku tegelikult täna, see ei tähenda seda, et me oleme nii hullult julged ja me julgeme nüüd lippudega kuskil tänava peal oma tõde kuulutada. ei, ka meie mõtleme ja elu muutub, keskkond muutub, meie ise muutub. Ja me peame tegema uusi valikuid. Ja need hirmutavad meid täpselt samamoodi, kas ma julgen seal suu lahti teha ja siis tulla tagasi. Mis on minu visioon, kes ma päriselt olen täna, Mhm. kes ma tahan olla, kelleks ma tahan muutuda. tegelikult kogu selle julgus rääkida tõde, selle protsessi taustal on see koht, et kelleks mina kasvan, kelleks mina saan ja ma ei mõtle siin rolle, vaid kui indiviidina, kelleks mina kasvan, kelleks mina saan, millised tugevused, millised väärtused, millised piirid, milline ma olen sellise inimesena, kelleks ma tahan saada. See on nii sügavad mõtted on meil täna olnud siin. ma arvan, et enne kui me hakkame otsi kokku tõmbama, kas sul on midagi, Lea, veel hingel? Hingel millisel viisil? Seoses meie tänase teemaga, et julgus rääkida oma tõde. ma tahaks seda öelda, et oma tõe rääkimine tegelikult ei ole midagi suurt ja dramaatilist. Mhm. See on enese teadvustamine, see on endast teadlikumaks saamist, kes ma olen, enda suhtumise, käitumise avardumine. ma tooks siia ka õnnestumise. Edukus ei tähenda ainult raha. Edukus on see, kuidas ma elan täna, kas ma olen õnnelik või õnnetu, eks ole. Mida ma päriselt väärtustan, mida ma vajan täna. Ehk see, et see ei ole dramaatilist, see on lihtsalt iseendaks olemine ja kes on iseendas, iseendaks või see on mina ise või kuidas see oleks eesti keeles õigem öelda, Kristina, aita mind. ja just, et julgus olla sina ise ongi. jah, sina ise on ju, et sina ise on ju tegelikult kogu aeg arenevas protsessis. Mhm. Nüüd valik on sinu, kas sa tahad areneda sinna miinuspoolele või plusspoolele. et see ongi. Ja ei ole, kuidas öelda, ei ole valesid väljendusviise või valesid vaatenurki või arvamusi. Eelda vähem. Ma ütleks siinkohal, et eelda vähem. No, ma arvan, see oleks nagu hea koht vist praegu lõpetada või mis sul, Kristina, tegelikult on? ja ma olen täiesti nõus, et minu arust on lihtsalt fantastiline vestlus olnud. minu arvates on see lihtsalt nii sügav teema ja tegelikult ometigi nii lihtne, et lihtsalt Mhm. et oleks julgust ennast väljendada ja öelda seda, mis sa arvad. Et mulle hästi meeldis see, et mis ma tegin siia märkme, et tõde on võrdusmärk julgus olla sina ise, et julgus jääda endale ausaks ja endale truuks. Et ma Mhm. tunnen, et ma võtakski sellega hoopis siit kokku, et tõde on see, kui sa julged jääda endale ausaks ja truuks. Tead, mis mul praegu selle sind kuulates mulle meelde tuli, et oli see Napoleon Hill äkki, kes ütles, et
sa ei saa, kuidas see sa ei saa kuidas see eesti keeles on? sa ei saa väljendada oma tõde, kui sa elad kellegi teise mõistuse järgi. nii hea, et täpselt sellega jaa, jätamegi siia, et mida iganes nüüd see sinu jaoks ei tähenda, siis kirjuta siia kommentaaridesse, jäta enda mõtteid, mis sa siit kaasa võtad, mis sind kõnetas, mis on sinu tõde, mida see tähendab sinu jaoks üldse, mis on tõde. et hästi tore oleks lugeda ja vaadata, mis on ka teie arvamused, et aitäh, Lea, selle vägeva vestluse eest ja ma usun, et me oleme peagi siin uuesti tagasi siin kanalis. tšau. tšau.